Kui su ema sulle ütleb, et sa oled ilus, siis maksab seda infot kontrollida. Kui infot on liiga palju, siis ei jõua keegi seda hinnata ja algavad probleemid. Enamik neist algabki sellest, et inimesed usuvad igasugust jama. Viiruse eest võid ära joosta, sulguda ja minna peitu. Info eest pääsu pole ja jõuab sinuni igal juhul. Koroona ajal jama uskumine võib olla veel hullem. See võib tappa. Haridus mõjutab. Mis on teie infoallikad? Kas te usute Eesti või Vene infot, kaardipanijaid, erakondlikke portaale, teadusartikleid või mida? Maskid tekitavad ajukahjustust, Vene vaktsiin Sputnik on maailma parim, sest on tehtud meie kliimavööste jaoks. Pannakse teisse kiiped juhtida teie aju, George Sorose vandenõu või pannakse teisse kiiped juhtida teie aju. Umbes 30% usub sarnaseid lugusid. Eks see tähendab, meil on probleem. Mis on vaktsiin infohaiguste puhul? Ainult õppimine, haridus, lugemine. Ainult õppimine, haridus, lugemine. Et mitte rolliks jääda, pakun 5 küsimust, mida kuuldava kohta küsida. Kes on selle uudise tootnud? Millise professionaalsusega see on tehtud? Kas on põhjendatud argumentide uuringutega? Mis on selle uudise edastamise motiivid? Kas ma tekitan paanikat või probleeme, kui ma selle uudise edasi saadan? Kas neid väiteid saab kontrollida kuskilt mujalt? Ainult õppimine, haridus, lugemine. Maailm pöörleb rekordkiirusel ja homo sapiens otsustab, millises suunas. See tähendab meie. See tähendab sina. Otsustad. Me harime end, me kuulame teisi, me käime valimas, me taaskasutame. Me püüame märgata ja võtta vähem ruumi, aga meie tegelik supervõime on muusika. Kui su kodutunne on suurem kui su krunt või korter, kui su loodusarmastus ei tunne riigipiire, kui sind saadab edu, aga sa märkad mahajääjaid, kui sa oled valmis uskuma, et see, mida sa tead, ei pruugi olla kogu tõde, kui su maailmapildis on rohkem kui 2 värvi, siis tere tulemast senatisse. Otsi üles oma kriitiline meel ja empaatia, ühiskonna üldkoosolek koguneb siin saalis.
Me ei oota lihtsustatud vastuseid. Taanduv ignorants on meie esimene võit. Elagu teaduslik mõtteviis, elagu rahvaste rahu. See, kui Põhja-Jäämeres enam jääd ei teki ja jääkarud ei saa enam hülgeid kätte, see on kurb neile, see on kurb veel mõnele liigile. Aga kui Arktikas enam jääd ei teki Põhja-Jäämerel, ehk teisisõnu, kui meil siin enam üldse külma talve ei ole, siis võib kogu maailm seisma jääda. Suviste kuumalainetega kaasnevad terviseprobleemid on järjest aktuaalsemaks muutunud. 2012, the hottest year on record. Euroopat on tabanud kuumalaine. 2013 was likely to end among the top 10 warmest years. Täna oli kõikjal Eestis erakordselt soe ilm ja sündisid aasta kuumarekordid. 2014 was not just a hot year, it was literally the hottest year. Mitmel pool registreeriti eile ja täna selle suve sooja rekordeid. 2015 was the warmest year on record globally. Norras purunes jaanuari soojusrekord. Ameerika Ühendriikides on ees enneolematult kuum nädalavahetus. 2016 was actually the hottest year on record. Tallinnas purunes 6. juuni sooja rekord. 2017 was one of the warmest years ever measured. Euroopa ägab kuumalainal. 2018 was apparently the hottest year ever recorded. Austraalia rahvarohkeimas piirkonnas kuulutati seoses rekordilise kuumalainega välja eriolukord. 2019 was the second hottest year on record. Portugalis ja Hispaanias oodatakse uut Euroopa kuumarekordit, nagu temperatuur võib tõusta kuni 50 kraadini. 2020 was tied as the world's warmest year on record. 6 inimest on surma saanud kuumalaines USA. Austraalias Sydneys registreeriti külmlaev. Ilmast rääkimine ei ole suusoojaks jutt. Ilmast rääkimine tähendab meie tervisest rääkimist. See on sellest rääkimine, mis on meie toidulaual. Nii et kui me räägime planeedi päästmisest, me räägime iseenese heaolu päästmisest. Lodevus toob tagajärje. Ekstreemsed ilmastikulähtused. Tornaadod, trombid, orkaanid, jõgede üleujutused, äikesed, ülitugevad tuuled, tsüklonid, isegi trombid. Neid tuleb juurde, võime teile lubada.
kinnitage katused korralikult. Ilm ei ole see, et me vahest külmetame või vahest on jalad märjad. Ilm on see, mille pärast algavad sõjad. Selleks ei pea olema üliinimene, et seda mõista. Pariisi kliimakokkuleppe alusel me peaksime nii toimetama, et maakera keskmine temperatuur ei tõuseks rohkem kui 1,5 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Eesti on kõva tegija. Eesti keskmine õhutemperatuur kasvab märksa kiiremini kui maailmas. Meil on 2% piir juba ammu ületatud. Arusaam sellest, mis see üldse on omandanud ju puhtalt religioosse varjundi. Üks ütleb, mina usun kliimamuutusi, teine ütleb, mina ei usu. Kumbki ei ole teaduslik lähenemine. We have a moral obligation. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. We have done an incredible job environmentally. Ja vahest on see hind, mille nimi on ebamugavus. And try to put pressure on people in power. Look at China, look at Russia, look at India. It's filthy. I have stopped flying and I have gone vegan. I have a shop stop. The UN has made clear climate change is now at the heart of its global mission. Unequivocal evidence. This is all wrong. I shouldn't be up here. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. While there is no vaccine to fix the planet, 2020 has proven human beings are capable of drastic action in the face of a crisis.
Inimkond ja ühiskond saab kliimamuutustega kindlasti hakkama. Aga siis, kui tülli ei minda. Mattis Leima, Laurits Leima, Martin Eero Kõressaar ja Kaarel Raida. Just. Aga Mattis, ma tahtsin sult küsida tegelikult, et kust tekkis see mõte luua teadusliku mõtteviisi toetav proge-pop-bänd, nagu sa ütled? Ma olen eluaeg tegelenud muusikaga, kunstidega, aga samas on mul õnneks nii palju märkamist, et elu ei koosne ainult muusikast ja kunstidest, vaid suures osas see tuba põleb, kus me istume. Ja ma tahtsin midagi ära teha. Mõtlesin, et äkki õpiks vot seda asja, sellest oleks rohkem kasu kui pillimängust. Või hakkaks seal aktivistiks, aga siis mõtlesin, et pärast paari targa sõbraga rääkimist, et vist ikka on mõistlik teha seda, mida ma kõige paremini oskan ja püüdsin siis põhimõtteliselt muusika rakendada nende probleemide lahendamise vankri ette, mis mulle meelehärmi valmistavad. Paar eeskuju on mul maailmast ka, kes rohkem läbi lillede võib-olla juhivad tähelepanu nendele probleemidele, aga siiski väga suure kire ja hingega. Ja siis mõtlesin, et vot seda tahaks teha. Ma saaksin teha muusikat ja ma saaksin rääkida ühiskonnas olulistel teemadel kaasa. Ja kui see õnnestub, kui ma teen seda hästi, siis loodetavasti paneb see ka teisi inimesi mõtlema ja mis veel parem äkki tegutsema. Nii et see on minu eesmärk. Aitäh!